Tere õhtust kõigile, Märt siin. Mõtlesin, et ma täna jagan uuesti enda teekonda, kus ma alustasin tegelikult 2021. Mäletan, see oli aasta algus, kus ma mõtlesin, nüüd aitab. Ja mõtlesin oma peas lihtsalt, et hakkasin oma peas otsima siis tegelikult lahendust. Ja siis tuli minu ellu ühed tooted, mis aitasid mind. Ja see hakkaski minul selles mõttes, siis ei olnud see esimene asi, ei olnud toitumine. Minu toitumine ka. Vrapid, kiirtoit, karastusjoogid, sellised, mis inimese jaoks on tegelikult praegu võib-olla normaalne, mis ongi poest lihtsalt kätte saada selles mõttes, mis ongi, ma ütlen uuesti, normaalne. Aga tegelikult on see, et 2021 tuli minu ellu siis need tooted, mida ma hakkasin tarbima. Ja sealt samm-sammult siis kõik muutus, kus ma ka sain oma seljavalust lahti, mis mul oli 10 või 15 aastat. Ja järjest ma sain aru, mis tähendab nagu, kui me võtame, kuidas ma sõnastan. Sain rohkem aru, miks inimesed tarbivad mingeid erinevaid nagu tooteid, et tegelikult, mis need tegelikult annavad. Siis sain aru ja siis oli meil koolitus, kus ma sain kehapuhastusest teada, mis see tähendab. Meie kehas parasiidid ja kõik see, et õhtul me ei taha magusat mitte meie või on meie parasiidid, samamoodi alkohol. Ja kõik sellised asjad, et 90% tuleb inimese väiksemad ja suuremad probleemid hakkavad tegelikult parasiitidest. Kui sul näiteks veresuhkur, vererõhk, nahaprobleemid, see kõik on seespoolt. Kui sa teed oma puhastuse ära, siis tegelikult sa näed muutust. Samamoodi kui mina tegin siis 2021, hakkasin oma kehapuhastust tegema. Kui ma käisin vetsus, tegin oma toimungud ära, siis meeletu hais oli. Kas siis eelnevalt ma olen jaganud, nagu jagan ka siin uuesti, higi haises, suu haises, kui ma sõin ja siuksed mitte kui söömise ajal, aga hommikul, kui sa ärkad. Ma usun, et me kõik oleme seda kogenud, kes vähem, kes rohkem. Mina jagan siin oma kogemust selles mõttes. Ma ei ütle näpuga kellelegi või näita, et sul on või tal on. Ma räägin endast, et kui sa sööngi mingit krõpsu ja mis iganes, siis pärast on, lased kõhugaasi ka, mis õudne, mis lõhn seal on. Aga see ongi see, mida me nagu sööme ja just tulla tagasi nagu kehapuhastuse mõttes, siis oligi see kõik jama tuli nagu välja. Ja siit sealt edasi kõik järjest nagu liikus, õpid. Ma mäletan, mul palju nagu terviseprobleeme, pole üldse tegelikult terviseprobleeme olnud oli, kuna tööga kunagi sai ranne ära lõhutud, lihtsalt nii palju tööd, siis mul see randmevalu enam ei ole. Seljavalu ongi on siis nagu kehakaal, ega muud nagu ei olegi nagu selles mõttes mingid muud terviseprobleeme. Miks ma ka täna, mida ma tahan nagu jagada, on see, et ma just paar päeva tagasi sain ühest asjast nagu uuesti aru ja mõtlesin, ma räägin. 2022 lõpupoole ma sõitsin Aasiasse. Siis ka muutus minul toitumine. Võtsin kaalust alla. Ma ütlesin, ma lähen kuuks ajaks. Olin 2 aastat. Enamus aja elasin Filipiinidel. Ja sööngi puuvilju, muna, isegi söönud liha, sest nagu ma olen öelnud ja ütlen siin uuesti, et miks ma söön siin posttoitu nii palju kui võimalik. Ja kui ma olin Filipiinidel, siis ma tegelikult sõin väga palju puuvilju. Tuleb otse farmist või otse talust. Väga head. Muidugi seal on ka McDonald'sid ja kõik sellised kiirtoidukohad, kus siis inimesed nagu käivad selles mõttes. Ja kui ma hakkasingi 2021 ka neid nagu tooteid tarbima, siis minu mõtteviis muutus. Ma sain aru, miks neid vaja on ja nii kõike sellist. Ja kui ma olin Aasias, mu kaal langes, ma võtsin selles mõttes toitumisega alla. Samas mu toitumine muutus. Samas oli ka see, et ma tarbisin tootega võtsin alla. Ja kui ma tulin Eestisse tagasi, see oli siis eelmine aasta algus, veebruaris. Ja pole 2 aastat Eestis olnud. Tahaks seda ja pannkoogid ja kõik erinevad asjad, mida ei saanud seal.
Ja siis, kui järjest sööd ja siis saad aru ja kaal natuke tõuseb ja kõik sellised asjad. Ja saadki aru, esiteks need ei maitse võib-olla niimoodi ja siin on suhkur sees ja seal on suhkur, igale pool on suhkur, igale pool. Ja järjest nagu kaal tõuseb. Mis toimub? Mis värk on? Ja siis ma ütlengi, ja sellepärast ma praegu teen siin ka nagu videona ja räägingi just seda, et miks ma olen eelnevalt räägin ja miks ma praegu siin räägin, miks on nii oluline ja miks meil on Eestis siin selles mõttes piirangud ja igal pool on mingit jama. Sa pead olema sellest jamast eemaldunud. Et mul ka näiteks homme tuleb 15 kilo hakkliha ja 5 kilo maksa. Ja sööngi igapäevaselt seda. Söön muna ja tarbin oma toodet. Ja sealt ma saan oma vajalikud asjad kätte. Aga kui ma lähen poest, ostan jälle midagi, ükskõik mida. Ma olengi praegu jõudnud tegelikult siia, ise olen jõudnud sinna punkti, mis ma poest tegelikult praegu ostan kanamuna, talumuna. Selles mõttes. See on ainukene, miks ma poes käin praktiliselt. Ja ma ei oskagi sealt midagi osta. Sest seal ei ole esiteks. Ja teiseks on see, et mul on külmkapis söök olemas. Liha, maks, hakkliha, läheb pannile, praen ära, praen 2 muna, jääb natuke vedelamaks, söön kõht täis 3-4 tundi, kuidas nii. Ja praegu ma näen ka, ma söön vist isegi natukene vähem, ma jälgin seda veel ja siis ma hiljem jagan. Siit tulla selle mõtte juurde tagasi, et seda erinevust näha, et kui ma olin Filipiinidel või Aasias ja nüüd siin, siis ma näen ka nagu puuviljad ja kõik see, vahepeal vaatad, see näiteks sidrun, nii suur, kas see on päris või? Kus kohast see tulnud on? Miks ta nii suur on? Kui ma nägin, millised näiteks Filipiinidel olid ja siia ma räägingi lihtsalt, loobin lauseid selles mõttes, et kui ma oleksin praegu Filipiinidel, ma ei olekski praegu siin võib-olla siin laivis. Seal ongi, ma söön näiteks papaiat, mis on väga hea seedimisel ja ma alati sõin seda ja ma läksin vetsu kogu aeg, sest on nii hea seedimise, saad nagu kehapuhastus ka teha, vaata meil ei olegi siin Eestis puuvilju selliseid, millega me saaks otseses mõttes niimoodi tarbida ja meil ei ole mingit lisatoodet vaja. See on ka see põhjus, miks meil siin Eestis niimoodi on. Seal on ka ilus kõik päike ja nedasi. Kõik vajalikud asjad saab selles mõttes kätte. Ma usun, te saate, kes te kuulete siin praegu, te saate aru minu mõttest, mis võimalused seal on ja mis võimalused siin on. Nii sellepärast ma ka, miks ma seda kõike teen ja tarbin ja jagan ja saangi aru, miks võib-olla mõni inimene ei saagi oma kaalu korda. Tal on stress, tal on see, tal on too, pole ka millegiga nagu teha. Ja selleks on ka meil siis selles mõttes tooted, mis aitavad. Eelnevalt ka ma olen jaganud, eelmine ettevõtte lõpetas Euroopas tegevuse. Ja meil on mitmed erinevad inimesed, kes võtsid siis alla, ma olen Facebookis jaganud ka näiteks Heli. Ta oli ka piiri peal. Erinevad terviseprobleemid või stress ja depressioon ja kõik sellised asjad. Pluss kaal ka. Ja ta kasutas 2 toodet, 6 kuud. Igapäevaselt tarbis ja ta võttis üle 25 kilo alla. Tänaseks ta on üle 33 kilo alla võtnud ja ta elustiil ja kõik on muutunud. Et kui ta lõpetas toote tarbimise, ta ei kukkunud tagasi sinna. Ta ei tulnud kaal tagasi, sest tema elustiil ja toitumine ja kõik see muutus tänu sellele. Mõtlemine absoluutselt kõik samamoodi nagu kõik muutus. Ja ongi inimene nüüd teab täpselt ka selles mõttes, mida ta sööb, mida ta ei söö, et me saame järjest nagu rohkem aru, mis on meile hea, mis ei ole. Mõni inimene on mitmed inimesed lõpetanud enda suitsetamise näiteks. Ta ei suitseta enam. Mina näiteks nüüd juba üle aasta täitsa puhas, ma ei ole alkoholi joonud. Ma jagan jälle oma kogemust. Läbi selle ongi see kõik tulnud. Ja toon ise endale ka näited, kui ma lilledele ei kalla seda, miks ma endale kallan. Autole ka puhast kütust. Ei kalla mingit solki sinna. Miks me endale kallame? Ja see on ka siin vaja treenida teistpidi. Kui ma seda toodet tarbin näiteks, siis ma saan vajalikud, ma kasutan lihtsalt vajalikud
mineraalid, vitamiinid, mis kehal on vaja, ma saan need kätte sealt. Siis mul käsi ei sügele selle küpsise üle, präänik ja see. Ei, need on kõik head. Aga mis need pärast teevad? Ja kui ma olin ka siin, ütleme eelmise aasta suvel näiteks ja söödki midagi, järgmine päev saad aru, mis juhtus. Ma olen seda jaganud ka, ma räägin uuesti näiteks üks loo, kui ma ostsin mingi pool suitsu vorsti poest. Ja kuidas mul kõht, ühesõnaga hakkasin meeletult peeretama terve öö otsa ja see oli meeletu. Natuke isegi oli valus selles mõttes kõhul ja ma sain aru, mis asjad seal tegelikult sees on. Ja ka alguses kohe ju nagu selles mõttes, kui ma tulin, siis ma ei teinud niimoodi, ei olnud ainult liha. Oli lihad ja mingid asjad, isegi ma ei söö juust ega midagi sellist. Lihtsalt ei söö. Ja ma ei tunne nagu vajadus ka, ma ütlen, et sina ei tohi juustu söö. Päris juust on muidugi hea, lihtsalt ma ei tunne vajadust. Ma ei tunne lihtsalt vajadust. Ma olen lihtsalt, ja see on ka, kõik hakkas ju 2021. See ei ole eilsest või see pole aasta aega. See on alates 2021 aasta algusest kuni tänaseni. Et kui sa alustad ka, see on kõik teekond, kelleks sa saad, sest see aeg läheb niikuinii. See aeg läheb niikuinii. Ja selles ka hakkab olema, kui palju nagu raha selles mõttes kokku hoiab ja kuhu sa saad suunata ja ei ole selle jaoks raha, ei ole tolle jaoks raha, aga sa lähed poodi ostad. Ma lähen poodi ostan, olen ostnud eelnevalt siis 50 eurost ja siis enda letis küsidki või seal kassas, et kas süüa ka ostsid või. Ma arvan, et mitmed inimesed samastuvad selle küsimusega ja siis ongi tegelikult ei ostnud midagi. Ja siis sööd see pool korvi ära ka praktiliselt ja miks kohe kõht tühjaks läheb esiteks. Seal on mingid toitained ju. See oligi mingi rämps otseses mõttes. Et jah, sellised asjad ja võib-olla tuleks see tagasi, mis mu mõte oli siin, et meil on piirangud Eestis. Meil ei ole selliseid võimalusi. Sellepärast on vaja vaadata, mida me sööme ja mida me lisame juurde, et me saame vajalikud asjad. Ja alguses ongi raske, mul endale ka, keedad muna, sööd, sa võid ka loomulikult midagi muud. Tähtis on see, et see täidab su kõhu, mitte see, et sa sõid selle ära ja 10 minuti pärast tahad ikka midagi muud. Järelikult see oli vale asi. Me kõik õpime ja mina ka õpin kogu aeg igapäevaselt selle koha pealt ja saangi aru, siis ma mõtlen jälle, ma teen mingi video ja siin samamoodi siin laivis, et iga asi on põhjusega. See pidi kõik juhtuma, sest muidu ma ei oleks seda teinud, mis ma praegu täna teen. Ja siin on näiteks Agneski, kes oli voodis pikali maavaludes, nüüd tal on toode, kõik on muutunud. Inimese elu muutus sekundi pealt. See sõnastus, aga te saate aru, mis ma mõtlen. Kui inimene hakkas toodet tarbima, kõik muutus. Paljud inimesed ei saagi. Ma ütlen, Agnes ka, kui oli 2023 lõpp, kus ta ütles, et ta läheb maavähendusopile, ma ütlesin, oot, anna veel võimalus. Kohe tuleb üks toode ja see võib sind aidata. Ja ta andis endale võimaluse ja ta hakkas kaalust alla võtma. Ta võttis selle perioodil oma teekonnal 40 kilo alla. Ja see ongi see, et nagu üksi ka ei saa teha. On vaja sul vastutuspartnerit, sõnastame, või inimest kõrvale, kes sind toetab. Ja kui ongi raske või tahad alla anda või on see probleem või too probleem, et keegi siis toetab ja aitab. Ja see kommuun ja kõik see, me võime poest võtta mingi toote ja see võib ka jääda sinna kodu sul kuhugi kapi peale. Siin, kui see inimene ka tuleb, miks ma ka vahepeal küsin ikka, kas ma saan aidata? Kui sul on näiteks, toome näiteks, kui sa kuulad praegu, et sul on seedimisega probleeme, sa käid üle päevitlivetsus, ma olen kuulnud isegi inimene käib nädalas üks kord. See on õudne tegelikult, mis toimub. Inimesel siis nagu see probleem või sul on stress ja sa pole näiteks üldse soolestiku puhastust teinud. See toode aitab sind ja ma küsin ka inimese käest, sest võib-olla tal on kõik korras, ma ei saa teda aidata. See toode ei ole kõikidele. Ma soovin
südamest inimest nagu selles mõttes aidata, mitte lihtsalt tule ja telli ja tarbi seda toodet. Ootame korra. See ei ole minu eesmärk. Minu eesmärk on seda inimest aidata ja kas ma saan siis aidata. Ja kui ma tegin ise ka 2021-2022 tegin kehapuhastust, praegu teen ka soolestikupuhastust, siis ma saangi aru, et mis ma siis eelnevalt eelmine aasta, ma ei tea, mis iganes aeg see oli, pool aastat või mis aeg see oli, mida ma siis nagu sõin ja mis nüüd välja tuleb ja mul on -10 sentimeetrit kõhu pealt ja nii edasi, siis see näitab seda, et mida ma siis olin eelnevalt nagu söönud. Otses ma ei ole mingit krõpsu, midagi sellist ei söönud, lihtsalt isegi poest võtta nagu mingit suitsuvorsti või midagi sellist, mis seal sees on. Erinevad nagu asjad, ma tegin muidugi siin pannkooki ka, sõin õunamoosi, seal on jälle suhkur sees. Et lihtsalt eemaldan need, sest muidu see ring jätkub ja mitte midagi ei muutu. Ja siis mõtled, et miks midagi ei muutu. Sest me peame midagi muutma, on ju, et selles suhtes. Ja kordan uuesti, et ma saaksin seda inimest nagu aidata. Ei ole lihtsalt, et tule ja teeme ja kui sa teed selle soolestiku puhastuse, siis on ka su keha valmis juba. Meil tuleb paari kuu pärast tuleb kehakaalu toode ka selle koha pealt. Ja siis, ma olen ise ka ootan põnevusega selles mõttes. Ja jälle saab hästi palju inimesi tegelikult aidata. Ja ega muud praegu tegelikult ei olegi. Ma loodan, et see tegelikult aitab sind ja sa jälle saad mingitest asjadest aru ja teed endal seal mingid asjad korda. Ja siit mul tuligi kohe meelde see, kui ei saa nagu üldse, siis tegelikult on ka see, et see ongi sundmõtted ja erinevad asjad. Need on kõik see, mõelge lihtsalt, nüüd ma toon enda kogemuse küll selles mõttes, aga ma soovin, et sa mõtleksid kaasa just seda, et kui sa oled eelnevalt söönud, joonud igasugused, mitte tervislikku, ma sõnastan mitte tervislikuks, suhkrud ja kõik sellised alkoholi ja erinevad mingid küpsised ja asjad, kus on igasugused säilitusained ja nii edasi sees. Mis su keha seespoolt teeb siis? Miks on mingisugused inimestel mingi ärevushäired ja kõik sellised asjad? Ei ole sellist asja, et see inimene on siit nagu ma ei tea mis asi. See on tulnud läbi selle, mida ta on söönud ja joonud ja mis meile antakse, on ju. Samamoodi sellel tootel on ka sertifikaat, aga miks ma seda välja toon, see on ise mõtled. Aga mõtlen nii, kui sa lähed poodi, energiajoogid, nüüd vist on 16+, ei tohi, on ju, aga krõpsud ja kõik sellised asjad. Kas need on tervislikud? Ei ole. Aga kõik võivad võtta nii palju kui võimalik. Pood tühjaks ja tuleb uus laar peale. Aga igaüks vastutab enda eest. Ja kui midagi juhtus, lähed arstile, arst annab mingi rohu ja on need ravimid kunagi aidanud või? Mitte kunagi. Järgmine hetk on inimesel maksa mingi probleem, siis ta võtab mingi maksakaitset ja ta ongi selles süsteemis sees, sest ta peab neid ravimid lihtsalt võtma, ühega katab teist. Aga 15 aastat näiteks vererõhk või veresuhkur, ta polegi saanud korda seda. Ja tähendab, ta võtabki lihtsalt. Vahepeal on hea või mitte hea. Isegi nagu parem olla, aga siis on jälle halb olla. Ja siis mäletan siin Agnes samamoodi, kellel oli astma. Ta tegi verepuhastust. Astma on ka ju tegelikult üks allergia, ma ei tea, kuidas seda nimetada, aga ta on allergia. Inimene tegi verepuhastuse, et tal ei ole enam astmat. Et mäletan inimest, kellel oli ka astma, kes tarbis samamoodi. Tal oli parem olla ja ta võttis vähem astma rohtusid või siis seda astma piipu või kuidas seda nimetatakse. Sellepärast, et need poes, mis meil on, 90%, need eksisteerinud varasemalt. Siis olid ka varasemalt inimesed vähem haiged. See ongi see, mida me sisse sööme, joome, sellest sõltub siis see on loogiline, aga kui see oleks loogiline, siis ma ei peaks sellest esiteks rääkima. Teiseks ongi see, et mis oli näiteks 50 või 100 aastat tagasi, mis olid toidud ja kõik see, siis inimestel on siuksed probleeme. Ja praegu ongi, ma ütlen, et mõni on 10 aastat, mina näiteks olen ka, ütleme, et 10+ aastat oma
keha ära rikkunud. Nüüd ma olen muidugi eelnevalt kehapuhastuse teinud, aga meil ongi vaja see keha puhtaks teha. Ma olen rääkinud kaameraga uuesti, keha puhtaks ja teine samm on see, ootame korra, siin näitab internet on aeglane. Sa teed keha puhtaks ja teine samm on see, et nüüd on sul puhas toit, sul on päris toit. Sa ei osta mingisugust jama, mingit karastusjooki, mingi see või too. Sest sa rikud kohe selle ära ja siis on jälle mingi probleem. Sundmõtted või iga tund tahad süüa. Ma olen seda kõike ise eelnevalt nagu kogenud. Nüüd sellist asja ei ole. Nagu ma olen siin jaganud ka laivides, kus ma kulbide ja maksa praen ära ja mul on 3, 4, 5 tundi kõht täis lihtsalt. Ja ma teen seda 2 korda päevas ja kõik. Võib-olla seal on 2-3 muna teen juurde. Ja see on kõik terve päeva jooksul, mis ma söön. Ja siis inimesed küsivad, mitte küsija, aga ütlevad, raha läheb igale poole. Kui sa lähedki poodi, ma olen ka vaatanud, jälginud lihtsalt, inimene ostis suitsu, 6 pakk, küpsised, kommid, 30 eurot ja siis seal vist oli 3 õuna. Ja siis ma usun, te saate aru, mis ma mõtlen, aga kui te hakkate jälgima, mida te ostate, siis ma ei tea, kui ma ise ka alustasin nende asjadega, siis hakkad saama aru, et oot, selle panen tagasi, selle panen tagasi, aga ma ostan siit hoopis liha ja nii edasi. Kunagi ka olen raamatud lugenud, ka siis 2022, siis oli ka veel rumm oli magus või maitses või selles mõttes ma jõin alkoholi. Aga mu mindset või ütleme eesti keeles, mu mõtteviis või mõtteviis muutus sellisena, et 20 eurot on see pudel, aga ma ostan 20 eurost hoopis endale raamatu. Ja niimoodi ma tegin kogu aeg ja niimoodi see vaikselt nagu muutus. Et jah, see ei ole kerge, aga järjest paremaks läheb. Ja kui sa soovid muutus, siis sa teedki neid sammult. Vahepeal kukud jälle tagasi, siis liigud jälle edasi. See on loomulik. Samamoodi kui minul endal siin kaal, kui ma tulin Eestisse, ma kukkusin 15+ kilo. Nüüd samamoodi jälle kaal kõik langeb. See ongi, ma jagan oma teekonda, mitte ma lihtsalt näitan ilusaid numbreid ja asju, vaid ma räägin ja jagan, mida ma olen teinud, mida ma olen kogenud, miks see, miks too ja ma teen ja siis ongi, kui keegi tuleb, ropendab või kirjutab, see ongi selle inimese enda enesearengu tase ju, see näitab selle inimese taset tegelikult. Kas ta suudab ennast kontrollida või ta vaatas lihtsalt ühte videot ja nii edasi. Ma olin siin üks inimene, kes täna kirjutas, et kas 3 päevaga saab tulemusi, kas see on reaalne või? Aga kui inimene hakkabki soolestiku puhastust ja kõike tegema, siis tegelikult on kõik võimalik. Ja teiselt poolt see inimene ise müüb energiajooke. Et nagu, kuidas ma saan seda inimest siis nagu tegelikult tõsiselt võtta. Üks on tõsiselt võtmine, aga tegelikult on see, et see inimene ei saa aru seda teist poolt. Ta ei saa, ma ei saa nagu, ma võiks ka hakata lihtsalt alkoholi müüma, on ju. Ma ei suuda mingisugust asja teha, sellist asja, mis inimest ei aita. Sest ma olen ise sellisel, mida ma ise teen igapäevaselt ja kui suur probleem siin on Eestis on. Üks on kehaga aga üldse tervis kokku. Ja kui me müüme mingisugust asja, lihtsalt inimene müüb selleks, et ellu jääda, siis teisele inimesele tekitab võib-olla see, ma ei tea, mingit terviseprobleeme, et lihtsalt mingit energiajooki juua, osta või müüa, siis nagu minu mõistus ei võta seda. Sest et me oleme nii, tehnoloogia kõik on nii kaugele arenenud, me saame aru ju, mis toimub maailmas, kui palju keegi saab. Aga ma usun, te saate aru, mis ma mõtlen. Et jah, ma usun, et tänaseks on kõik. Ilusat õhtu jätku teile.